16. juunil aastal 2023 tähistas põllumajandusettevõtte Leedi Kõrve taimekasvatusühistu oma 30. tegevusaastat. Sünnipäevapidu peeti ühistu suures viljaaidas, mis asub Kuusalu vallas Kahala külas. Otsustasime juhatusega, et teeme ühe toreda peo ja kutsume kokku oma praegused ja ka endised töötajad, nii palju kui neid on olnud, ja ka kõik maaomanikud, kelle maid me kasutame. Kas vastab tõele kuuldus, et peole on oodata ka Eesti Vabariigi presidenti? Saame näha. Presidendil on tihe graafik, aga saame näha, kas ta jõuab siia. Saabus Eesti Vabariigi president härra Alar Karis. Ja seal ta oligi, härra president. Või kas ikka oli tema? Tervist, kallid kaasmaalased, head sõbrad, austatud põllumehed. Põllumees on ikka põline ja rikas. Ega muidu teid tänagi ei ole siia hiigelsuurde saali ka päris palju tulnud. Leedi Kõrve taimekasvatusühistu aga on 30 aastat ja 2 päeva vastu pidanud. Eks ta ole ka näinud häid ja halbu aegu, aga näete, peksa pole saanud. Kuidas algas ühistu tegevus 30 aastat tagasi? Eks ta sai üsna samamoodi, nagu kõik teised firmad sel ajal alustasid 1993. aastal juunikuus. Enne seda oli siin Kiirovi kalurikolhoosi põllumajandusosakond, Kolga osakond, ja selle baasil loodi siis mitu väiksemat firmat. Farmid läksid kõik omaette firmaks ja kogu taimekasvatusüksus, suurem osa maaga, jäi siis minu hallata. Ja selle baasil loodigi Leedi Kõrve taimekasvatusühistu. Ja tänaseks oleme suutnud nii-öelda elus püsida ja isegi mõnevõrra kasvada. Kui alustasime, siis mäletan, et oli meil 24 töötajat. Täna on meil 4 töötajat. Maad oli siis 450 hektarit, nüüd on 650 hektarit. Meie põhitegevusala ongi nii teravilja kui rapsi kasvatamine. Varasemalt, kui me alustasime, kasvatasime ka kartulit. See oli meil sellise käiberaha jaoks ja see aitas meid palju. Aga tänaseks ei ole see enam üldse rentaabel nii väikses koguses teha. Millest tuli Leedi Kõrve taimekasvatusühistule nimi? Kohalikud teavad, et Leedi Kõrve on siin üks pisikene külakene, kes oli sel ajal juba selline hääbuv küla. Sel ajal oli seal üks talu, elav talu, võib-olla nüüd on rohkem, rahvas on maale tulnud, ma täpselt ei tea. Ja see Kõrve nimi viitab ka sellele, et me oleme siin Kõrvemaa lõpus. Nii et iseenesest kõlaliselt mulle see meeldis ja nii ta läks. Peale põhitegevuse on viimase 30 aasta jooksul Leedi Kõrve taimekasvatusühistu teinud Kuusalu valla tellimusel lumetõrjet, Kolga aleviku ja selle lähiümbruse külade teedel. Kas lisaks taimekasvatusele ja talihoolde töödele on ühistul edaspidiseks ka muid tegevusi plaanis? Kindlasti me tahame areneda ja pareneda, nagu tänapäeval öeldakse, aga mingit hotelli ehitamise ega loomapidamise plaane meil ei ole. Et me jääme nende oma kingade juurde, jääme taimekasvatajateks, võib-olla suudame laieneda maade osas kuskile poole natukene. Ja kindlasti, nii nagu on siiani tulnud uued kultuurid kasutusele kasvatamiseks, nii kindlasti see muutub ka ajapikku edaspidi.